sõidame siis nüüd Rakvere 2 korda kuus selle ühissõidule, täna on see aasta esimest korda. Sealt paneme vist, nagu ma aru sain, Narva Jõesuusse. Täna tuleb siis pikk sõit või pikk päev. Narva Jõesuus, siis tuleme tagasi kodu poole. Ostsin täna nüüd kõrvatropid ära, mis eelmise video all üks mees soovitas, alpiine kõrvatropid. Käisin Moto24 ja ostsin mingi sellise komplekti, kus oli nagu 2 paari. Et üks oli mingi racing, mis siis nagu rohkem summutavad ja teine on vist nagu tavaline siis. Praegu ma panin tavaliselt kõrva. Kõrvas on tegelikult täitsa mugavad, ei häiri nagu eriti. Et siis vaatab, kuidas maantee peal on. Eks peab teisi ka proovima. Ja 29 kulli maksid ja puhastusaine oli ka veel mingi kaasas ja siuke kotike, kuhu sisse saab panna, kui kõrvast ära võtad, et ei suvaliselt tasku ei topi. Loodame, et on oma hinda väärt. Praegu on ikka räigelt palav on kombes sõita. Liikuma hakkad, siis tunned, kuidas õhk tuleb läbi, on mõnus. Palav on ka täna muidugi. Nii, teinekord siklimehed, kes sõidavad Peterburi maanteed pidi Rakvere poole, siis siin saab süüa. Liigustekijoosk. Väga head purksid ja söögid on siin. Me iga kord käime siin söömas. Nüüd nagu ma aru sain, me hakkame sirgelt mööda seda Peterburi maanteed sinna tõmbama, et muidu läheb liiga hilja peale. Noh, natuke on sikleid ikka ka siin.
pärast on kaamera neid putukaid nii täis, et siis ei ole enam midagi filmida. Et ega ma seisma ei jää ja seda objektiivi puhastama. Ma tean, miks siin ikka sihukest julma vahet hoitakse. Väiksed poisid tahtsid põhjagaasi kuulda. On ikka võimas jurrakas küll. Ägedad mäed taga paistavad. Siklitel on juhker vahe. Minu vist peaks selle koha peal ka üks sikkel olema. Aga ma ei tea, kas see, et esimene sõit või ongi, ma ei saa nagu sellest malelaua süsteemist aru. Mõni jääb nii maha, kurat, ja tekitab siukse pika vahe. Oi jumala. No, ta peaks ju järgmise allani ette minema kõrvale. Ja siis peaks minu kõrvale tulema. Hakkame vist lõpuks kohale jõudma. 232 kilti, kodus oli nullis. Vist jah, siia siis. Siia siis rivistame üles. Väsid mehel. Ja, et see giid vähemalt krogi on. Lõbus selli. Kuskilt poe tagant tuli välja.
Pikk on palju, pikk või Arles ma arvan, et jah, et on. Milline ta oli? No väga uhke. Mis seal peal? Amundu sadam peal oli ja väga uhke monument, mis võeti maha. Ja Adams tegi tegelikult 2 jah. Siin räägiti Meresoo spaast, et me kõik ootame nüüd pikka lauda. Klepsu? Annan mummu ka. Kes tahab mummut? Klepsu on? Klepsu kõigepealt. Nii, mummu on. Jaa. Mummu. Ma ootan, ma panen mummu siia kohe. Jaa, võtta. Mina tänan. Palun. Nii, siit kohe. Kodutöö oli tehtud, aga päev oli vale lihtsalt. Joo. Väga uhke. Te tuutu ka. Te veel. Olete valmis või? Paneme Sillamäel jälle paagid täis. Ja nüüd hakkame kodu poole minema, aga me lähme vist läbi Kunda, et me viitsime mööda seda trassi sügada, kuigi kell on palju küll, kell on 8:30 juba. Sõida sa ees praegu. No nii, nüüd oleme jõudnud siis Tallinnasse tagasi. 457 kilti on ees. Õhtupoole läheb ikka jahedaks, kurat, ma panin isegi kätesoojenduse praegu tööle. Ja muidugi putukaid on rämedalt rais. Ja noh, selles suhtes olen natuke igav sõit, et mööda seda kuradi Peterburi maanteed on nii nüri sõita ja noh, tagasi tulles me läksime läbi Kunda, et siis natukenegi teistmoodi. Muutusin lihtsalt sirge peal nüristab ära. Aga midagi, esimene sõit siis Rakvere Raibetega esimene sõit on tehtud ja kleeps on olemas ja eks siis tuleb täppe hakata korjama. Ja vaatame, kus siis järgmine kord sõit tuleb. Okei. Tšau, pakaa selleks korraks.